meile tuleb rääkima Kohila. Ja Kohilat üks esinejatest on siis vallavanem. Vallavanem, kes on karjääripööraja. Üle 20 aasta rahvusvahelise autotööstuse kogemust, aga olnud volikogus ja täna vallavanema koha peal. Ja kui meil tavaliselt on kaasas üks nähtamatu sõber, siis temal on kaasas 10 nähtamatut sõpra. Tal on kaasas numbrid. Numbrid jutustavad tema jaoks põnevaid lugusid, neid mõtestatakse, neile antakse tähendus. Ja tema juurde kutsume ka Marko Kaljuveeri. Markol on üle 30 aasta kogemust Eesti meediast ja ma usun paljudele tuttav ka spordivaldkonna kõneisikuna. Ja ka siis karjääripööre hariduse valdkonda on Marko ette võtnud niimoodi, et ta on nüüd haridussüsteemis 3. aastat, alustas Saue koolis vene keele õpetajana ja täna juhib ta suurt Kohila gümnaasiumi. Ja kindlasti Markoga võib rääkida ka olümpiamängudest, sest et ta on käinud kokku 12 olümpiamängudel. Millisest alustas, millisest lõpetas, uurige järgi. Aga palun. Head haridussõbrad, mul on üks palve esmalt teile. Palun tõuseme hetkeks ja tõstame käed üles. Tõuseme püsti ja tõstame käed üles. Tõstame kõik käed üles. Aga aitäh, me võime istuda. Head hariduse sõbrad, sõnadel on suur tähendus, aga tihtipeale eeskujul on veel suurem mõju. Kui täna Kohila vallavanem ütles, tõuseme püsti ja tõstame käed ülesse, siis vallavanem ei tõstnud käsi ülesse, vaid pani käed ette. Ja see eeskuju oli nakkav. Aga veelgi ideaalsem on see, kui meie mõtted, sõnad ja teod lähevad kokku. Aga teeme ühe asja kohe alguses selgeks. Kas vallavanem armastab õpetajat? Kas täna siin saalis on mõni inimene, kes julgeb juba kinnitada, jah, tõepoolest vallavanem armastab õpetajat. Mõni juba on ja lähimate minutite jooksul püüan ma teid veenda, et tõepoolest vallavanem armastab õpetajat. Aga täna ei ole ma ilmaasjata siin õpetaja töö ja palgakorralduse konverentsil, vaid sellel on eellugu. Ja nimelt ühel pühapäeva õhtul 28. jaanuaril, kui me sõime perega parasjagu maitsvat õhtusööki ja vaatasime, et kell läheneb 9 ja see tähendas seda, et eetrisse tuleb uudistesaade AK nädal. Ja saabus 16. minut sellest uudistesaatest ja selles saates küsiti, kas omavalitsus on tõhus koolipidaja. Ja selle näite illustratsiooniks siis Veronika Uibo kasutas 3 klaasi ja vett. Ja kõik, kes seda videot on vaadanud, siis me näeme seda, et riik annab ressursi kohalikule omavalitsusele ja mingil põhjusel kohaliku omavalitsuse juht, ka koolijuht
suhtuvad sellesse ressurssi kuidagi ükskõikselt ja see ressurss kuidagi kaob mujale, aga klaasi jõuab seda üsna vähe. Ja sellel jaanuarikuu õhtul üks seeme sai Kohila vallavanema südamesse külvatud. Tänaseks on sellest kasvanud üsna tubli taim ja juba selle aasta lõpul loodan ma näha vilja. Rääkides autodest, toidust, on kindlasti igaühel oma seisukoht ja mida rohkem vaatepunkte, seda parem. Ja ma usun ka, mida rohkem vaatepunkte, seda kaalutletum otsus. Kui sulle ulatatakse üks klaas vett, milline inimene sina oled? Kas sina oled realist? Jah, siin on tõepoolest üks klaas vett. Või oled sa selline inimene, kes näeb, vau, siin on vesi. See klaas on vähemalt pooltäis. Või oled sa skeptik, või oled sa pessimist, et no mina näen siit pool tühja klaasi. Või oled sa seda tüüpi inimene, noh, sõltub, kuidas me seda vaatame. Siin on ju, jah, natukene on vett, aga siin on ju pool klaasi ka tühi. Aga mulle väga meeldib ka füüsiku seisukoht, kes läheneb teaduslikult. Klaasis on esindatud nii vedelik kui ka gaas. Ja alati leidub igas kollektiivis ka mõni inimene, kes on skeptik iga asja suhtes. Mis siis, et vallavanem on isegi joonud, aga see ei ole vesi. Ja mõni, kes on väga loominguline, on kunstnik, näeb ka omamoodi. Aga kuidas näeb seda õpetaja? Sellest lähemalt õige pea räägib ka Kohila gümnaasiumi direktor Marko Kaljuveer. Keskvalitsus eraldab kohalikule omavalitsusele läbi toetusfondi õpetaja palgatoetust. Ja täna on õpetaja kehtiv töötasu alammäär 1820 eurot brutotasuna. Ja sellele lisaks on toetusfondis ka eraldatud täiendavalt diferentseerimisfondina 20%. Ja me peame mõistma ka seda, et raha jaotatakse ikkagi ju õpilaste arvu järgi ja tänane rahastusmudel selline, et iga õpetaja kohta siis on 15 õpilast. Ja lisaks, mida me peame ka mõistma, et igale omavalitsusele on määratud siis põhikooli õpetaja koefitsient, mida võib-olla tasuks ka taaskord üle vaadata. Ja võime öelda, et see on selline riigipoolne baasrahastus. Aga Kohila vald on alati olnud haridususku ja mitte ainult mõtetes ega sõnades, vaid ka läbi eelarve. Ja ka sel aastal on Kohila vallavolikogu kinnitanud eelarve, kus Kohila gümnaasiumi õpetajate palgafondi kohalik omavalitsus lisab täiendavalt 30%. Ja seda on palju. Ja miks ma seda julgen öelda? Sest Eestis on vaid üks edukam omavalitsus, mis asub Harjumaal
ja tagasihoidlikult teisel kohal on Kohila vald. Aga ometigi seda ei taju kooli õpetaja, sest Kohila gümnaasiumi näitel on meil suhteliselt palju õpetaja ametikohti, arvestades, et ressurss on fikseeritud ja piiratud, siis on valik, kas meil on täiendavalt ametikohti või me saame suuremat töötasu maksta. Ja üsna selge ka koolipidajana on nõndaviisi. Ressurssi on täpselt nii palju, nagu on. Ja mulle meeldib, kui ressurssi on vähe, sest see paneb aju pingutama, kuidas teha teistmoodi, kuidas teha paremini. Ja kui ressurssi on täpselt nii palju, kui seda on, siis on selge, kui on vähem ametikohti, siis on kõrgem õpetaja põhipalk. Ja Kohila vallas me oleme loonud kõik eeldused, et õpetaja põhipalk võiks olla oluliselt kõrgem ja et Kohila gümnaasiumi õpetaja ametikoht võiks olla väga konkurentsivõimelise töötasuga. Riik on see, kes täna tagab õpetaja ametikoha baasrahastuse. Aga siin on taas üks äge omavalitsus, Kohila vald, kes lisab täiendavalt kvaliteetset, puhast, kosutavat vett ja mitte ainult vett, vaid me pakume ka individuaalset lähenemist, me pakume ka maitsevett, on ta laim, on ta sidrun, piparmündi leht ja miks mitte ka kuulus luun ja kurk, mis ei ole ka kõige soodsam. Aga seda me saame Kohila valla näitel lubada. Ja kõike seda mõeldes, siis ma tundsin, et niimoodi enam edasi ei saa. Ja ma võtsin ühendus Eesti linnade ja valdade liidu haridusvaldkonna nõuniku Angelaga ja küsisin abi, mida ma saan teha, et tuua ühte elu muutvat muutust ka Kohila valda. Ja tol hetkel oli üks imeline asi. Kui ma helistasin, siis Angela kõrval oli üks äge inimene, kelle nimi on Piret Sapp. Ja me rääkisime 3 minutit. Ja mul oli pilt selge, me peame kokku saama. Ja ma rääkisin seda lugu ka meie haridusnõunike Kalle Uusmaale, kes võttis sädet ja läks koheselt põlema. Me kaasasime Kohila gümnaasiumi juhi Marko Kaljuveri, kooli pere, õpetajate esindaja, hoolekogu esindaja ja ütlesime, sõbrad, on aeg teele asuda. Ja me sõnastasime 3 eesmärki, mida tegelikult on väga hästi sõnastanud ka Kambja omavalitsus ja mida me üheskoos mõistsime mis tahes organisatsiooni, aga ka kooli jaoks on väga oluline, et meil on avatud organisatsiooni kultuur. Et koolipidajal, koolijuhil ja kõikidel, kes töötavad ka koolis, et meil on ühine ja selge arusaam, kuidas on koolis töö ja palgakorraldus. Nendest põhimõttest on selge arusaamine ja ka osapoolte vastutusest. Samamoodi see õigusraamustik on väga oluline, et me järgime kehtivat tööõigust, seadusandlust. Ja et õpetajal on tööleping, kus on kirjeldatud kõik tema tööülesanded
ja üdini nõus sellega, püsivalt ei ole kuidagiviisi mõistlik, et õpetaja teeb ületööd. Ja kolmandaks, mis on kindlasti ka õpetaja jaoks niisugune keskne vaade, see, et õpetaja põhipalk peab olema konkurentsivõimeline. Ja täna ma julgen öelda, et tänase rahastusmudeli põhjal Kohila vallas see rahastusmudel juba seda toetab, aga need muudatused ka kooli sees tuleb edukalt lõpuni viia. Et kõik need õpetajad, kes on kvalifikatsiooniga, kes tõepoolest usuvad, ja see paistab ka neist välja, et õpetamine ongi nende elukirg, nende väljakutse, siis nendele ma tahaks, et nende töötasu oleks vähemalt põhipalgana 120% Eesti keskmisest. Ja nüüd lõpetuseks. Kas nüüd on siin rohkem inimesi, kes usuvad, et Kohila vallavanem armastab õpetajat? Ja mul on üks kindel tõend ka olemas. Nimelt minu abikaasa töötab Kohila gümnaasiumis loodusainete õpetajana ja ma väga armastan teda. Aitäh! No nii, siit on väga hea edasi minna, et muutusi annab tegelikult läbi viia ka mõnusalt. Natuke huumoriga, loomulikult tuleb õpetajatega kohtuda, rääkida. Hea on, kui koolijuhil, vallavanemal, õpetajal on huumorisoon. Siis on kergem. Siis on kõvasti kergem. Aga Allar, sa ju tead, ma olen ERR-ist pärit. Alustasid Veronika Uiboga. Jätkame siis minuga. Ma olen ka karjääripööraja, nii nagu sinagi. Et Eesti Rahvusringhäälingus töötasin ma 25 aastat ja sporditoimetuse juht olin ma 14 aastat pärast legendaarset Toomas Uba. Ja siis töötasin ma 6,5 aastat Postimehe grupisüsteemis, olles seal peaprodutsent. Ja kui teie tunnete mind põhiliselt läbi teleekraani, siis tegelikult see töö moodustas minu tööst umbes 10%. Sest ma juhtisin toimetust, ma juhtisin üksust, tegelesin eelarvestamisega ja nägin tegelikult vaeva inimeste juhtimisega. Ja paljud on küsinud, et kuidas see võimalik on, et tulla meediast, ajakirjandusest, haridussüsteemi, et mis juhtus? Mis ei juhtunud midagi, lihtsalt üks samm viis teiseni. Ja mina olen alati öelnud, vaadake, kui ma olen harjunud ekraanil olema, tööd tegema, intervjuusid tegema, siis minu jaoks on ajakirjanik ja õpetaja väga sarnased. Mõlemad on kõrgelt haritud, mõlemad ütlevad väga teravalt, mõlemad tahavad vaielda. Ja õnneks on mõlemal ka huumorisoon. Nüüd järgmine, televaataja. Televaataja on ju väga-väga kriitiline. Helistab, reageerib, kommentaarium, Delfi kommentaariumis ütleb midagi televisiooni inimeste, spordireporterite kohta eriti. Siis siin ma tõmban televaataja vahel võrdusmärgi lapsevanemaga, sest nemad ka reageerivad kogu aeg. Ütlevad midagi, annavad nõu, seal on ka see leidoskoop on väga-väga lai ühest otsast teiseni. Nii et siin on ühiseid vaateid, ühiseid kokkupuutepunkte ja alati tuleb igas töös leida enda jaoks see maasikas, võrrelda oma eelmise eluga ja nii edasi minna. Aga kui see kõik töötab, nagu Robert ütles, siis kuulame. Nii. Vajutan. Kõige rohkem alati on eetris silmade, kui midagi ei tööta, aga video peaks nüüd mängija minema. Ahaa, tänud!
Nii, koolis on üks kõva tempo peal. See video ei ole juhuslikult valitud, sest tõepoolest kool nõuab sinult sportlikku energiat, kool nõuab sinult vastupidamist, kool nõuab sinult erinevates olukordades reageerimist ja eriti ka koolijuhilt. Et ma tulin siis Kohila gümnaasiumi kooli, gümnaasiumisse, mis on väga suur kool, ligi 900 õpilast ja üle 80 õpetaja, ja hakkasin õpilasi tervitama. Sest ma sain aru, et lisaks sellele, et ma pean vaatama eelarvet, mis on tegelikult väga sarnane ju avalik-õiguslikude organisatsioonile, nagu näiteks ERR, kus ma tulen, pead sa suhtlema ka lisaks sellele, et sa suhtled ju õpetajatega, kes on sinu lähemad kolleegid, ka õpilastega. Me ei tohi õpilast ära unustada. Ja ma hakkasin neid tervitama. Ja see oli midagi uut Kohila gümnaasiumis. Algul vaadati, et hea küll, et kaua ta siis vastu peab, natuke peab, nädal 2 võib-olla, ja siis vajub lihtsalt ära. Ja siis ühel päeval tuli ka üks ma arvan, 6. klassi poiss tuli küsis, aga miks sa siin seisad? Ma ütlesin, et sulle tere öelda, sest sa oled kooli tere tulnud. Sa oled oodatud. Kool ootab sind, direktor ootab sind, õpetajad ootavad sind. Lisaks sellele, et ma õpetan talle ka viisakust. Sest ERR-i koridoris ringi käies, kuna see 25 aastat töötasin, järsku märkasin, et eelmine põlvkond ei öelnud mulle tere. Koolist välja tulnuna, eks loomulikult iga inimene on tegelikult oma pere nägu. Ma hakkasin aru saama ka, et tegelikult tuleb õpetada noori nagu viisakas olema. Aga sellega oled sa loomulikult ka õpetajatele rohkem nähtavam. Ja sellega, sest ma ei tervita ainult ju õpilasi, vaid ka õpetajad, kes tulevad kooli. Nii et see on see töökultuur, organisatsiooni kultuur, mis saab alguse kust? Ukse eest. Ja siis me liigume sisse ja siis me hakkame tööd tegema sees. See ei ole niimoodi, et me oleme kuskil ainult klassis või vahetunnis seal. Tegelikult kogu organisatsiooni kultuur saab alguse peaukse eest. Astud sisse, öeldakse sulle tere ja nii edasi. Nüüd eelarvest. Ma tulin siis koolisüsteemi ja hakkasin vaatama eelarvet. Tarifikatsioon, mis loom see on? Kus see pärit on? Okei, see on terve elu alus, kuidas üldse õpetajatele palka makstakse, lisatasud. Mul jäi selline tunne, et ma oleks tulnud 90-ndatesse ja 0-ndatesse. See oli minu jaoks täiesti midagi sellist. Sest Eesti Televisioonis, mis siis aastal 2007 muutus Eesti Rahvusringhäälinguks, kui Eesti Televisioon, Eesti Raadio kokku pandi või liitusid, siis seal oli sama asi. Palk ja honorar, ehk siis lisatasud põhimõtteliselt. Ja mis juhtus? Paljud inimesed hakkasid ju honorari eest tööd tegema, sest palk ju jooksis. Palk ju jookseb, ükskõik kui õhuke see oli, aga ta oli kindel asi ja lisatasu eest hakati siis rohkem nagu rabelema. Ja ühel hetkel siis ka Eesti Rahvusringhäälingu juhatus said aru, et nii ei saa jätkata. Nii ei saa jätkata. Ja mida siis pandi kokku palk ja täpselt sama siis põhitöö ajal üleminek tegelikult toimub siis ka nüüd haridussüsteemis. Ma ise arvan, vaadates seda eelarvestamist, mis on paljudes koolides täna, tarifikatsioon, lisatasud, iga liigutus maksab, tõusen toolid püsti, pean ka maksma, vaatan välja, aknast ka maksan, et piltlikult öeldes on see natuke minu jaoks liiga segane süsteem. Sest ma hakkasin kohe esimesel kuul ju tegutsema, palkasid välja maksama tarifikatsiooni alusel ja see lisatasude vöönd läks hästi-hästi kõrgeks. Vaata, nüüd ma jäingi rääkima. Aga Allar võttis mul põhiaja ära. Nii, aga põhimõtteliselt me alustasime siis seda protsessi, et on üldtööajal üleminek siis tõepoolest sel aastal Pireti eestvedamisel ja Tõrvande kooliga me oleme tegelikult täpselt väga sarnased. Me liigume selles suunas, ma täna kohtun igapäevaselt ainekomisjonidega, õpetajatega, et rääkida, kuidas siis see süsteem on kasulik, mida me teeme, et ei kaota mitte midagi. Me soovime, et teie palk oleks ikkagi keskmiselt Kohila gümnaasiumis 2400, paneme need tegevused siia juurde. Loomulikult on palgad diferentseeritud vastavalt töökoormusele, aga õpetajatega tuleb rääkida.
Nad saavad kõigist väga hästi aru, et koolijuhil on suur roll, aga ka juhtkonnal ehk koolijuhi meeskonnal. Ma olen inimeste inimene, ma saan aru, et ainult suhtlemine on see, mis viib sind lõppeesmärgini ehk võiduni. Ja võit on see, kui me saame head palka, me tuleme, töötame ja ei mõtle, et me oleme tükitöölised. Et minu ajaks on see täna natuke kummaline olukord, aga ma näen siin, et selle nimel tehakse tööd üle Eesti ja äkki õnnestubki. Aga aitäh teile!